digisaate tulevikulahendused ja 5G toob sinuni Telia. Tere head kuulajad, 20. veebruar aastal 2023 toob teieni järgmise episoodi nimetus digisaatest, kus on täna stuudios Henrik Roonemaa, Meelis Väljamäe, Glen Pilvre ja Hans Lõugas. Ja räägime täna sellest, et kui te läksite poodi, et võtta peale leiva ja piima ka üks ID-kaart, siis teil ei vedanud, peate selle tagasi viima. Miks küll nii? Uued telefonid on meil siin stuudios ringi liikunud. Mis need on? Jätame üllatuseks, et teil oleks üllatusmoment. Siis Bing AI-l sõitis katus minema, hakkas segast peksma, talle pandi ohjad pähe ja analüüsime, miks niimoodi läks. Ja saate lõpus, te ei usu, millest me hakkame rääkima. See oli naljakas, sellepärast ma seda ei reklaamigi. No nii, eelmisel nädalal oli siis selline põnev jätk sellele heale uudisele, et ID-kaartide kättesaamiseks ei pea enam minema järjekorda seisma PPA esindusse, vaid saad lähimast suurest toidupoest kätte oma tellitud ID-kaardi, sest Selver ja PPA koostöö hakati siis väljastama see aasta Selveri infolettidest neid ja tuli välja, et see oli viga, ütleme siis otse välja. Ligi kaudu 1748 kaarti oli jõutud Selverites juba tellida, millest 1100 umbes olid inimesed juba kätte saanud. Kui siis Riigi Infosüsteemi Amet teatas, et see tegevus kahjuks ei vasta seadusele. Seadus ei luba niimoodi välja anda ID-kaarti ja õigemini selline väljaandmise protsess ei vasta seadusele, mis tõttu sellise kaardiga nagu antud digiallkiri ja autentimine on kehtetud, ei toimi. Ja see tore lugu sai kiire lõpu, siis teataski Selver, et enam ei väljastata kaarte, PPA kuulutab kõik need ID-kaardid tühiseks, inimesed enam digitaalselt kasutada ei saa ja selline suure pauguga lõppenud edulugu. Ma tahaks esimeseks ära mainida, et ma ei tea palju küll antakse nädalas näiteks ID-kaarte välja, aga need numbrid, mida sa ette lugesid, tundusid muljet avaldavad ehk positiivne on see, et inimesed võtsid uuenduse väga kiiresti omaks ja tahtsid seda kasutama hakata, et see on esimene tähelepanek. Aga ei, see on sul väga õige, sest et see king pigistas, see oli probleem, et selle ID-kaardi puhul kätte saamine on üks selline valuline koht ja see, et sa tood inimestele lähemale selle paljudes kohtadesse väga loogiline, aga tuli välja, et ma ei tea midagi selle loo taustast, ma tean, mis on uudistesse teada antud, aga see näeb välja küll niimoodi, et üks riigiamet teisega ei saa läbi või keegi kellegiga jätab, ma ei suuda arvata, et unustab siis olulise protsessi siis tegemata, et tuleb välja, et seadus nõuab tegevusluba, ma võin eksida nüüd praegu selle formaalsusega, aga ma saan aru, et on vaja juriidilist luba selleks, et niimoodi välja anda ID-kaarti, et kogu Eesti ja Euroopa Liidu seadused ütleksid, et jah, niimoodi välja antud kaardiga antud digiallkiri ja autentimine on siis võrdselt sellega, mis me omakäelise allkirjaga teeks. Kuna see ei olnud formaalselt läbitud, siis see nagu sellise allkirja andmine ei ole formaalselt võrdne omakäelse allkirjaga ja tundub nagu formaalsus, mingisugust turvaprobleemi, midagi, et Selveri süsteemides oli mingisugune haavatavus või keegi oleks kuidagi nende ID-kaartide krüptoga või midagi manipuleerinud, seda me ei tea. Lihtsalt tundub, et formaalselt nii ei olnud õige, keegi oli jätnud mingisuguse paberile allkirja panemata ja näete. No ma tahaks siia lihtsalt öelda lõppu, ega siin ausalt öeldes midagi kommenteerida ei olegi, et läks nagu läks, aga et sellest uudisest jäi natukene nagu ebaõiglaselt kuidagi mulje, et Selver on seal midagi pahasti, minu arust Selver ei ole mitte millegagi halvaga hakkama saanud, et natuke nagu see kallutus sinnapoole, et tegelikult poleks Selver saanud neid kaarte üldse väljastada, kui riik poleks neid talle sinna kaubikuga kohale toonud, nii et selles mõttes nagu seda Selverit kohe nagu mitte milleski tegelikult süüdistada. Kallutatud, sa ütlesid.
meenub, et üks kuulus tsitaat, kuskil struktuurides on kallutatud jõud, mitte Selveris. Seal need jõud olid küll kaldus, aga kindlasti ei olnud nagu Selveris kaldus, nagu minu õiglustunnet see kuidagi natuke riivas, kui ma läksin Selverisse ja mõtlesin, miks nagu selline negatiivne kampaania on sealt läinud natuke liikvel. Aga võib-olla me loodame, et see on lihtsalt teatud bürokraatlik lühiühendus, mille saab korda teha ja tegelikult inimestele teha mugavamaks ID-kaardi väljastamise siiski tulevikus. Ja see idee on lihtsalt väga hea, et kuskil trügida ja aevastada seal tunde nendes asutustes leti ääres on tegelikult ikkagi väga katsumuste rohkem. Et mida lihtsamalt see toimub, seda parem. Täiesti nõus. Lähme nüüd mõne käekatsutavama uudise poole. Meelis, sa oled nüüd siin tükk aega saanud, kasutanud, proovinud ja kujundanud arvamuse OnePlus 11-st. Jah, et kui ma eelmine nädal rääkisin, et ma proovisin Galaxy S23 ja rääkisin ka sellest, et tegemist on siis suure võitu väikse telefoniga, ehk siis nagu peaks olema väike telefon ja tegelikult tundub käes suurem, kui ta on, siis nüüd on mul proovida järgmine telefon, mis on OnePlus 11 ja mis on päriselt suur telefon. Ehk siis 6,7 tollise ekraaniga ja ühtasi, kuna mul ei ole seal ühtegi ümbrist ümber, siis ta on ka üsna libe. Et ega teda nagu võib-olla ei ole kõige turvalisem käes hoida, aga samas ta on ütleks, et üle ootuste hea. Ma tahan katkestada sind, sest ma korraks nagu minu jaoks tuli see uudis või üldse kuidagi nagu välk selgest taevast, et millal see 11 välja tuli ja ma ei pannudki seda tähele, see on üsnagi hiljutine, sel aastal tuli see telefon välja. Välja kuulutati 4. jaanuaril, siia Euroopasse jõudis ta nüüd veebruaris, nii et ja ta on selles mõttes ikkagi nagu täitsa päriselt meil müügil olev telefon, et näiteks Elisa teda müüb, eks ole, nii et ka operaatorid on ta nii-öelda heaks kiitnud. Telia veel küll ei müü, aga kuna Telial on müügil kõik teised vanemad OnePlusi telefonid, siis ma pakun, et see on ainult aja küsimus, sest et nad tahavad ka ikkagi konkurentsi pakkuda ja siin ongi nagu tegelikult see konks, et millega teda siis võrrelda ja kuidas teda võrrelda, sest et kui te vaatate YouTube'i videosid, mis enamasti teavad siis USA tehnika väljaanded ja samamoodi igasugust ülevaateid, siis nemad räägivad sellest, et see on nagu kõvasti odavam kui näiteks Pixel 7 Pro, aga et põhimõtteliselt sama hea telefon või vähemalt nagu oma oluliste omaduste poolest ja mõne asja poolest parem, siis meil see valem ei töötas, Pixelit meil Eestis ametlikult ei ole, teine asi on see, et OnePlus maksab meil ka ikkagi Elisas 879, mitte $700 nagu ta Ameerikas maksab, eks ole, et see vahe on märgatav ja need võrdlused tegelikult ei kehti. Aga mille poolest on ta eriline, on see, et esimest korda ajaloos minu teada on siis meie turul ametlikult müügil telefon, millel on jaburalt, ma ütleks, kiire laadimine, 100-wattine laadimine, ehk siis kaasas on laadija koos eraldi spetsiaalse juhtmega. Nad on küll natukene sammu tagasi läinud selle koha pealt, et kui eelmise aasta mudelil oli olemas ja siis nagu nii-öelda PD standardit toetav USB-C laadimiskaabel ja laadimis see nii-öelda laadija ise, siis selle aastal on jälle USB-A-ga, võib-olla sellepärast nad saavad ainult niimoodi või niimoodi on parem neil teha seda kiiret laadimist. Aga tõesti, et ma testisin, lasin telefoni tühjaks ja nüüd ta on, sai 26 minutit, 27 minutit võttis aega, et 0-100 saada, see on nagu, sõge. Ma küll ei tea, ja aku on väga mahukas ka, ja aku on väga suur ka. Aku on väga mahukas, aku on äkki 5000 mAh, ma kohe kontrollin selle üle, aga igal juhul aku on suur, jah, 5000 mAh. Eelmise aasta mudel oli 80-wattise laadimisega, mis on ka piisavalt kiire. Mis on muutunud, on see, et ära kadunud on see OnePlusi ja teiste Hiina tootjate legendaarse kiire juhtmevaba laadimine, selle aasta mudelil ei ole see juhtmevaba laadimist, mis on kurb, et nagu tagasi minek, eks ole. Sellel ei ole üldse ei ole juhtmevaba laadimist. Et nõme ongi see, et mina annaks pigem, andke mulle see 100-wattise juhtmega laadimise asemel 50-wattine, andke mulle juhtmevaba laadimine ka. See telefon, millest sa räägid, eks ole, on 11 Pro, eks ole. Prood ei ole, neil ongi 11, neil ei ole enam Proodi tavalist. Nad ütlevad, et nad sel aastal ei erista, nad annavad ühe lipulaeva ja see ongi see 11. Et nad Prood ei teegi. Huvitav. Siin on palju asju, mis juba tekitab kõneainet. Esiteks juba mainis seda, et see telefonil maksab ligi 900 €. No ta on ikkagi lipulaeva tasemel, aga samas kui sa vaatad nagu see hinda, siis ta on ikkagi odavam kui see sama kõige odavam Galaxy S23. Kui me räägime ultrast, mille vastu ta tegelikult kandideerib, siis ta on 400 € odavam kui ultra, eks ole. Ja see vahe on ikkagi, ta on ikkagi märgatav, et ta on küll kallis, aga kõik telefonid on tegelikult väga kalliks läinud.
et selles mõttes tippklassi telefon on väga kalliks läinud. Et ja noh, kui me kaamerast räägime, siis tegelikult siin on nagu niimoodi, et ma ei ole veel väga palju pilti jõudnud teha, mul ei ole kujunenud päris arvamust, aga kaamera on okei, võib-olla isegi parem kui okei. Seal on suur Hasselbladi logo küljes, mis tegelikult väga midagi andab peale logo. See on väga hea. Mina võin midagi vahele öelda, et olles ju tegelikult OnePlus 9 Prot kasutanud mingisugune vähemalt aasta, kui mitte rohkem, et kaamera on väga hea ja see Hasselbladi logo seal tähendab tõesti seda, et need pildid on väga sümpaatse koloriidiga, et ja ilmselt ega siis 10 puhul öeldigi, aga 10-9 ei olnudki suurt erinev ja mulle millegipärast tundub, et ega see, kui need kaamera füüsiliste parameetrite juurde ma ei ole jõudnud, et aga vaevalt seal midagi nüüd väga teistmoodi on, et ilmselt on seal mingi väike telezoom ja siis lainurk ja nii see on. Ja mis on veel muutunud eelmise aasta Proga võrreldes on see, et kui eelmise aasta mudelil oli ka 3-kordse optilise zoomiga ja optilise stabilisaatoriga objektiiv, siis seekordse mudelil on optiline stabikas ainult põhikaameral ja zoomiga kaameral ei ole seda ja zoom on 2-kordne, et nad on kõvasti seda kaamera lahemaks teinud. Ka nagu tagasi tõmmatud. Tundub just, et 9 Pro on ka ägedam telefon praegu selle kirjelduse praegu tundub, et nagu kõigi selle numbrite järgi, et äkki nad võiksid ikkagi mingi 11 Pro ka välja anda, aga samas nad ise ütlevad, et ei tule. Sõrmelugeja on hea kiire, mis tarkvara ekraan on väga hea, tundub kõigi omaduste järgi, et tegemist on Samsung ekraaniga LPTO3 ehk siis ta peaks 10-st või isegi 1 hertsist kuni 120-ni kõikuma ja kõrge resolutsiooniga 1440x3200 ehk siis mitte full HD on ju. Kas me seda kõrget resolutsiooni vaja on, see omati küsimus, mina ütleks, et ei ole vaja, aga jällegi lipulaev, eks. 120 hertsi ka. Just, aga mis nüüd tarkvara 120 hertsi, mina arvan, et tegelikult 60-st suuremad siiski oleks vaja. No olgu ta 90, aga samas 120 peab olema, sest Samsungil on ka 400 eurose telefon, mis on 120 hertsi, aga nad siis lahjemad olla. Aga tarkvara poole pealt on nüüd küll see lugu, et kui see 9, mis Glenil veel on, see on veel selle nii-öelda vana puhta Androidiga nii-öelda, eks ole. See on väga ilus näeb välja. Ja siis praegu sellel on igal juhul selle, nad on ju nii-öelda panevad tarkvara mõttes teevad ühte kappi Oppoga, kes on nende emafirma ja seal on see Oppo Color OS peal, mis on ikka kohati üsna hiinalik, et seal on väga palju seadistusvõimalusi, igasugust kellasid viljast, mida tegelikult tarvis ei ole, aga hästi palju on väga harjumatuid asju, ikoonide asetus on väga teistsugune, see, kuidas ta käitub, on väga teistsugune. Positiivse koha pealt peab ütlema seda, et kõik vaikimisi äpid on Google'i omad, mitte nii nagu, et neil on mingi enda asju, nagu Samsungil on hästi palju enda äpp, eks ole, mis dubleerivad Google'i asju. Siin on ikkagi see, et kõik asjad, dialerid, kalendrid, värgid, kõik on Google'i omad. Ja aga jah, näiteks see asi, et kui ma kuulan podcasti ja siis ma tahan lock screen'i pealt seda widgetit ülevat tõmban alla, tahan edasi kerida või midagi sellist, siis näeb hoopis teistsugune välja ja ma ei saa selle pihta, eks ole, Samsungi näeb ta samasugune välja kui Pixel. Et see on nagu natukene üle piiri on mindud selle hiinalikuks tegemisega. Aga üldkokkuvõttes ma olen positiivselt üllatunud selles mõttes, et tundub olevat parem telefon, kui ma alguses arvasin, isegi selle üsna kalli hinna eest. Kui ta oleks natuke odavam, siis ma kiidaks seda veel rohkem, aga jah, et kõigist nendest kummalistest ärajätmistest ja sellest tarkvara probleemikestest hoolimata on tegemist tõesti nagu korraliku telefoni. Üks asi veel, mis on Hiina telefonide kohta haruldane, on see, et tal on nagu ikka kombeks tänapäeval, eks ole, 2 SIM-kaardi pesa ja lisaks ka eSIM, nii et tavaliselt Samsungil, Apple'il, Pixelil ega teistel eriti eSIM ei ole, eks ole, siis see on nagu üks esimesi või väheseid Hiina tootjaid, kellel on ka eSIM. Eks kui sa välismaal lähed, siis saad kergesti omale selle virtuaalse operaatori. Samsungil peaks ju ometi eSIM olema. Ja ma räägingi, et Samsungil, Apple'il ja Google'il on, aga hiinlastel enamasti ei ole. Kuule, aga üks asi veel meeldis, mul hakkas silma, et erinevalt eelmise aasta telefonist on OnePlus sinna midagi tagasi pannud, mida inimesed palavalt armastasid, see küljepealne nupp, füüsiline nupp, millega saab vaigistada telefoni või panna vibra. Aga see nupp on ju olemas seal, ma ei tea, 9 on ka olemas. Nad lätsid vahele. Ja siis see tekitas tohutu pahanduse, et kõige ägedam asi üldse ja nüüd võeti ära. Ja see 3-astmeline lüliti, saab panna siis värisema või päris vait. Täna ma käisin väljas ja tegin selle nupu kohta omale märkuse. Ja see märkus on selline, et panin nagu märkmetesse kirja, et see nupp elab minu taskus oma elu, ehk siis ma ei tea, kas see minu keha või minu tasku, minu püksid, aga igal juhul
ta liigutab ennast seal ise, ehk siis kui ma panen ta vaikse peale, siis ta ühel hetkel on helina peal ja vastupidi, eks ole, et ta nagu, kas on see nupp on muutunud või on siis see, et minu pükse materjal on selline, mis sinna vastu läheb ja ta liigutab, aga ta ei ole mul selles asendis, nagu ma tahan jätta. No mina saan muidugi jälle ilmselt sa kasutad telefoni ilma ümbriseta. Ja muidu ma saan öelda 9 nupu kohta ainult häid sõnu, et see nupp tegelikult on suhteliselt jäik, aga tõepoolest sellel muide ka 9 komplektis oli olemas väga ägedast materjalist ümbris, mis ei ole mingisugune nõme kummi ümbris, vaid mis on väga sellisest kuidagi käesõbralikust materjalist. Minu arust, kui ma jään vastuse võlgu selle firma nimega, aga see sama ümbrise tootja tegi just ka ümbrisid ainult iPhone'idele, et ühelgi teisel Android telefonil sellist ümbrist nagu komplektina ei olnud, kõikidel oli niisugune vastik ümbris, sa võtad ta kätte, ta tundub plastmassini ja kummist, aga see ümbris tundub käes selline natuke kuidagi nagu poorne ja selline, ma ei oska öelda nagu nahk, et ta on nagu hästi mõnusa tundega ümbris ja samas ka tõepoolest seda telefoni kaitseb, sest see 9 ikkagi, kui sa selle ümbrisest välja võtad, siis ta on kontrollimatult libe, nagu see disainikeel neil oli, et ta lendab sul kohe varem või hiljem minema. Minul on siis musta värvi mudel, mis peaks olema natuke vähem libe, on olemas ka roheline, mis pidi olema veel libedam. Mina tegelikult ootasin ka, et komplektis on ümbris, sest et enamasti Hiina telefonidel, Xiaomidel ja kõigil on reeglina ümbris komplektis ja see oli minu üllatus, et seda ei olnud. Mida veel ei olnud komplektis, mina ei suutnud leida seda SIM eject tool'i või seda nii-öelda teravat asja, millega seda SIM-i pesa lahti võtta. Ma ei ole veel näinud seda kuna komplektis ole. Äkki kokkuhoid, samas kange kiire laadija on ja kuidas sa siis seda SIM-kaardi peas lahti teed, võtad kodust nööpnõela, kui sul see on, eks ole, aga see on imelik, võib-olla see on kogemata karbist välja jäänud, sest karp oli suletud, kui ma ta sain. Kangutasin selle ümbrise siit tagant ära, see bränd on Evutech. Evutech oli see maagiline bränd, kes teeb seda mingisugusest imepärasest ainest ümbrist, et ta toodab seda ka teistele nagu firmadele nii-öelda siis järelturuna, eks ole, aga OnePlus 9 Pro'l oli ta pakkumises siis täitsa ka nagu telefoniga koos just. Ja 2 asja, mida ma siin nüüd jooksva nädala jooksul proovida tahan ja kui keegi soovib, võin järgmine nädal rääkida, on see, et esiteks, kuidas see kaamera tegelikult on ja teiseks on see, et mida teeb see laadimine siis, kui ma panen ta mingisuguse üsna kiire laadija taha, mis ei ole tema originaal, eks mul on olemas, küll mitte päris 100 vattine, aga mul on 75 vattine USB laadija ja ma tahaks USB-C siis vaadata, kas ta sellega laeb väga aeglaselt, keskmiselt aeglaselt või suhteliselt kiiresti. Aga see 100 vattine tehnoloogia meil on mingi OnePlusi enda leiutiseks, et nad ei kasuta seda USB-PD-d ei kasuta ju või seda ta kasutab midagi muud, tal on USB-PD tugi, aga ma tahakski nagu proovida, kui kiire see tegelikult on ja sellepärast ei ole tal ka oma laadija, lausa oma kaabel ja siis see kaabel on ühes otsas A ja teises otsas C, eks ole. Aga jah, et kuidas see laadija on standardvarustuses telefoniga, eks, et sa ei pea seda lisaks ta on standardvarustus, ta on, kui ta on 100 vattist, ta on üsna suur, aga ta on siiski suhteliselt kompaktne, kui me mõtleme selle peale, et tegemist on 100 vattise laadijaga, eks ole. Ja muide siin mul tuli meelde sinu neid nupujutte siin kuulates, et on hakanud levima kuulujutud, et vähemalt ühelt järgmiselt iPhone'i mudelilt ja väidetavalt Pro'lt võtab Apple kõik füüsilised nupud üldse ära ja praegu on neid seal 4, eks, et on see power nupp, siis on 4 üles-alla ja siis on ka see füüsiline klõpsakas, mis võimaldab telefoni helisema või vaikseks panna ja nüüd väidetakse, et nad tahavad need, ma ei tea, midagi seal ümber teha, et asendada siis nagu moodsad autodes on ka vaata, et enam ei ole nuppe, vaid on mingid puutetundlikud, mingid pinnad, eks. See on väga ebameeldiv autos. See on kohutavalt ebameeldiv uudis ja mingid petitsioonid levivad internetis, et palun Apple, palun, ärge tehke, pange nupud tagasi. Volkswagen vist on läinud tagasi, et nende uutel versioonid enam ei ole. On läinud ja Golf on küll täiesti õudne, Golf 8, ma ei tea, Glen, sa oled autosid rohkem vaadanud. Ei, nad on puutetundlikud ja ma ei üldse, siin ei ole midagi rääkida, aga mõne koha peal muidugi ma ei saa öelda, et nagu nüüd igale poole, kus panema nupud, näiteks väga hea on, kui puutetundlik riba on sul tõesti mingi helivaljuse või mingite selliste nii-öelda analoog tegevuste jaoks sobib keeratav nupp või puutetundlik riba väga hästi, et mingisugused üles-alla nupud näiteks helivaljuse jaoks on üsna vastikud jällegi, et eks see on ma tahan korra vahele öelda seda, et ilmselt jällegi see on tulevik, me ei tea, aga iPhone 15 tuleb see puutundlik nupp sama stiilis nagu on, kujutad ette MacBookil puuteplaat.
mis tegelikult liiguvad, kui sa vajutad, siis kõik koputab vastu. Et samamoodi nagu kui Touch ID üks hetk muutus mitte vajutatavaks, vaid ta siis altpoolt vibreeris, kõik koputas vastu. Mis tegelikult on päris nutikas viis, et tekitada puututundlikkuse efekt. Just kui hästi Apple seda teha oskab, kui ta teeb seda hästi, siis on kõik okei, sest et ka siin ju kas äkki see olnud kui Oppo või keegi mõned aastad tagasi tegi ühe päris puututundlike nuppudega telefoni ja see väga hästi ei töötanud, et tegelikult kui see õnnestub hästi, siis miks mitte, kui see ei õnnestu hästi, siis nagu juhtus selle mis iganes touchbar või asi see oli, mis neil MacBook Prodel oli, eks ole, siis nad üldiselt ka teha hästi, aga ei õnnestunud. Ei no põhiline on see, et seda puututundlikku võib nagu hästi teha, aga mis autodes käib mulle ja kõigile teiste inimestele närvidele ja mida ma telefoni puhul ka väga kardaks, on see, et see puututundlik nupp ei olegi nagu nupp, eks, et ta ei tõuse sellest korpusest kuidagi esile, ma ei leia teda sõrme otsaga üles. Praegu kui ma panen käe taskusse, tahan panna telefoni näiteks valjemaks või vaiksemaks, kui mul on klapid kõrvas. No ma ei pea teda sealt välja sikutama ja teda vahtima hakkama ja umbes avama ja mingit nuppu puudutama, vaid sõrm leiab selle üles ja ma vajutan seda ja autos samamoodi. Siin on see vahe, et telefonis on ta veidi ebamugav, autos on ta lausa eluohtlik. Jah, seda küll. Ei no eks auto puhul oleneb ka, nuppe on selliseid ja kolmandaid, et kus nad ka asuvad, et need nupud, mis sul on ikkagi kusagil rooli peal ja sinu näpu all nii-öelda, need on tegelikult ju täitsa okei, kui nad on ka puututundlikud, seal on mingid kiirushoidikud ja nagu ma ütlesin, helivaljusnupud, aga teistpidi jah, kui sul on see puututundlik nupp kusagil kaugel ja sa pead seda sihtima, eks siis see pihta saamine on mõnes mõttes, et kui juba siin Volkswagenit sai mainitud, minust isegi nende suurim probleem minu jaoks ei ole see, et seal on puututundlikud nupud, vaid see, et seal ei olegi enam nuppe, et seal lihtsalt ei olegi nuppe, seal kõik asjad käivad läbi ekraani, et see on nagu eriti halb, kui sul lihtsalt sa pead alati midagi avama, mingi menüü kusagile minema, et see on puhast tarkvara teema, et ekraani peale võiks ka need nupud kas või virtuaalsel kujul panna, et see ei pea ja levisid juba ju mingid videod ja pildid uuest sellest Volvo 7-kohalisest maasturist, minu eelmine auto oli Volvo XC90, hästi palju nuppe oli ja need nupud olid sellised põhjamaised, et sai kindaga ka vajutada talvel näiteks, need olid suured ja mitte nii palju kui varem, tõesti paljud asjad käisid läbi ekraani, aga siiski neid nuppe oli ja nüüd ma vaatasin, et on selles uues, ma ei mäleta, kas ta enam ei ole XC90, tal on mingi teine nimi, aga sama auto, eks. Seal on kõik läigib nagu peegel, mul ei tundunud seal mingeid nuppe silma hakkavad, ega võib-olla midagi siis äkki ikkagi on, et jube kahju on igatahes sellest. Aga kahju oli minul ka, et seal ei ole juhtmevaba laadimist just sellepärast, et autos... Sa räägid nüüd Volvost või OnePlusist? Ma räägin OnePlusist ikka edasi. Ja, et arvestas hinda, arvestas selle, et nad seda kiiret teevad. Just nagu võib-olla sellise autokasutaja perspektiivist vaadates on see just nagu võib-olla halb, et kui sa oled harjunud sul autos juhtumisi on juhtmevaba laadimine ja äkki ka juhtmevaba Android auto, siis see on tegelikult väga äge kombinatsioon, sest sa paned oma telefoni sinna kus ta käib ja ta otseselt isegi võib-olla ei lae su telefoni nagu, aga ta ka ei tühjene ja see on nagu väga hea kombinatsioon sellest. Üks asi, mida ma veel tarkvarast mainiksin enne, kui me räägime teisest suurest telefonist, on see, et väidetavalt ja Elises on ta ka nimekirjas, et ta toetab siis VoiceOver LTE-d ja VoiceOver Wi-Fit, mis on tänapäeval hästi olulised. Erinevalt Pixlist. Väidetavalt küll Pixelist toet saab lähitulevikus, aga mina ei suuda leida, ma küll näen menüüs on olemas kohad, kus ma saan sisse lülitada, aga mul ei teki ekraani peale mitte ühtegi ikooni, mis ütleks, kas see tegelikult mul töötab või ei tööta, nii et ma tegelikult ei tea, kas töötab. Ja Googledasin seda ja Redditis olid ka mõned nagu arvamused selle kohta, et kõik logid näitavad, et tegelikult töötab, aga lihtsalt ikoone pole. See on kummaline, teistel nagu on. Aga Glenil on ka äge suur telefon, räägime sellest. No minul on täitsa äge suur telefon. Me oleme nagu paar päevast rääkinud, paar nädalat, aga nüüd sa oled saanud ise proovida. Ja, Samsung S23 Ultra, siis see kõigem telefon, et kui eelmisel nädalal Meelis rääkis sellest väiksemast, siis ma siis proovisin sellega nüüd hakkama saada, pilte teha ja teda natukene päriselt kasutada ja ega nagu lühidalt võiks selle jutu ikkagi kokku võtta küll niimoodi, et see S23 Ultra ongi nagu nimi Ultra ütleb, et ta on, tõenäoliselt ei ole olemas sellist inimest, kes sellest telefonist kasutaks ära 90 või 100%, mida see telefon pakub, aga põhimõtteliselt, kui sul tekib mingi idee, et sa tahad midagi teha, siis on 90% tõenäoliselt, et see telefon ka seda teeb ja teeb väga hästi, sest et kõik on suur, ülikiire,
pliiats, kõik see toimib, kaamera komplekt, seal ei ole ju mitte kellelgi ei ole praegu vähemalt sellisel kujul midagi vastu panna. Okei, Huawei'l on ka optilise zoomiga olnud 10-kordsed kaamerad, aga seal ei ole jälle seda Google'i poolt. Ehk et nagu tervikuna on see telefon üks väga võimas assortiikarp tegelikult nagu kõigest, et võib-olla see inimene, kes tahab pliiatsiga joonistada, ei taha 10-kordselt zoomida või isegi 30-kordne nii-öelda elektrooniline zoom on tegelikult väga-väga kasutuskõlbulik, võiks veel ikkagi nii öelda, et see maksimum on 200 korda digitaalsena, et see on juba natuke jah, sükene nagu lihtsalt pealkiri on ju, aga põhimõtteliselt ükskõik siis, mis alaga sa tegeled või mis sinu huvi on selle telefoniga midagi teha, siis ta tegelikult teeb seda ikkagi väga hästi igas mõttes ja see ühenduvuse pool ju samamoodi, et sa Windowsi masinatega on see TeX võimekus olemas või sa võid sinna lausa mingi monitori külge ühendada ja klaviatuuri, eks ole, mis on Samsungitel ka ennem olnud, aga järjest enam lihvitud, et ta nagu annab ühesõnaga jah, paljude jaoks ilmselt midagi, kui sa tahad seda teha, siis sa avastad, et vaat seda saab ka teha, eks ole, sest need menüü rägastikud, kus asju konfigureerida ja vaadata ja teha, et need on ikka tegelikult nagu täiesti lõputud, et noh, selles mõttes on ta sellise rahaka tehnikafänni jaoks ikkagi väga äge telefon, et väga raske on nagu öelda, et mis seal on nagu halvasti, et noh, kui välimusest rääkida, noh, muutused on marginaalsed, eelmisest mudelist on ta läinud tõesti nagu kandilisemaks natuke, keda käes on teda hea hoida, et ta on siuke rohkem klots, aga kuna servad on siledamad, siis ta püsib käes igati mõnusalt, seal ei saa midagi halba öelda, eks ole. Aku peab muide vastu kindlasti paremini, et see on ka 5000 mAh aku, aga noh, kui niimoodi mitte väga sihipäraselt nüüd kogu aeg joonistada ja videoid teha ja muid asju, et siis noh, mina julgeks öelda, et 2 päeva peab ta nagu vabalt vastu, et kui sa oled selline hardcore kasutaja, siis sa saad võib-olla õhtuks mingisuguse kolmandiku peale, aga kui sa üldse vähe kasutad, siis ta ikka tühjeneb suhteliselt aeglaselt, et selles mõttes on ka nagu äge. Ja noh, kaamerate pool on saanud selle uuenduse, et tal on nüüd 200 megapiksline see põhikaamera sensor ja võimaldab ka siis teha 200 megapikselit pilte, mille küljepikkused on siis 16 000 korda 12 000 pikslit. Et nagu päris suur pilt, et JPEG fail on seal mingi 37 megabaiti, vist oli umbes üks pilt. Ja tõepoolest sa sealt ikkagi saad mingit täiesti ebareaalset detailsust, küll aga tuleb öelda, et see detailsus on ikkagi natuke siuke töödeldud, et ma lootsin sealt saada sellist Nokia purevihu detailsust, aga see oli ilmselgelt naiivne lootus, et kuidagi näeb see välja siuke nagu karvane ja prügine natukene, aga ta on nagu olemas, et noh, selline tunne on, et mingid algoritmid on sealt juba üle käinud igasuguste müravähenduste ja millega iganes ja siis see pilt läheb nagu natuke selliseks keemiliseks, aga see kriburkabu on olemas, nii et 200 megapiksliselt on võimalik siis küll ainult JPG-na kätte saada asju, et siis ta toetab ka RAW faile saab kuni 50 megapiksliselt sealt kätte ja jällegi, RAW-failide kohta tuleb jälle öelda seda, et nad ei ole nii RAW nagu võiks siis, nii toored nagu võiks olla, et RAW-s on ka selgelt näha, et seal mingid kontrasti automaatikad ja mingid müra vähenduse automaatikad on sealt RAW-st juba tegelikult üle käinud. Et see RAW ei ole nii ilus puhas, kui ta võiks nagu nime poolest olla. Loomulikult sa saad seda dünaamika ulatust pärast muuta ja kõiki asju teha, telefon pakub sulle ka kohe Adobe Lightroomi sinna, eks ole, tõmmata sipsti ja kõiki neid DNG-sid siis loomulikult telefonis ilmutada ja teha, et see nagu teoreetiliselt kõik see toimib ja see toimib praktiliselt ka, aga noh, et nüüd arvata, et sa saad sealt nagu sellise peegelkaamera või süsteemkaamera kvaliteediga RAW, mida nüüd töödelda, seda ma nagu päris ei ütleks, mis ei tähenda, et sa ei saa head tulemust, kui sa viitsid nende RAW-dega seal nikerdada, eks ole, et kui sa võtad ikkagi 50 megapikslise RAW, siis selle maht on 128 mega on üks pilt, nii et sa võid neid kõik lõpsida, eks ole, noh ja muidugi siis 12 megapikslised pildid ka, nii et noh, võrdlesin ka natuke seda kaamerat, noh, kuna mul oli võimalus võrrelda seda siin Huawei P40 Proga, mis oli ka parameetritelt selles mõttes sarnane, et seal oli ka veel 10-kordne optiline zoom, täpselt nagu ka Samsungil. Ja tuleb ka jälle tunnistada, et Huawei pildid on nagu loomulikumad natukene, et ka zoom'i osas need pildid on nagu natuke sellised, kuidas ma ütlen, nagu puhtamad, et mitte, et Samsungi pildid ei oleks head, aga Samsungi pildid on nagu seda vinti on keeratud natukene justkui hästi peale, et nad on nagu sellised kohati karedad, kohati nagu keemilisemad, et sellist luubiga vaadates puhtuse osas võiks justkui norida, aga mida Samsung väga hästi teeb, vähemalt CS23 Ultra portreepildid
tõepoolest ta teeb kuidagi nagu väga hea balansi selle tausta ja selle subjekti vahel, et see subjekt on natuke isegi nagu ka pehme, ta ei ole nagu üle võimendatud juuksekarvadega, nii et kõik nina ja habe on nagu üle loetavad karvade poolest, seda nagu ei ole. Teisalt ta väga hästi lõikab ka iga juuksekarva välja taustast, see algoritm, nii et seda tunnet ka ei ole, et keegi on lihtsalt siis nii-öelda kahest joonistanud, kahest tasapinnast kokku selle kujutise, eks ole. Et väga sellised ilusad portreed, et näiteks Pixel just mulle meenub natukene pingutas sellega üle, et Pixel tegi ka inimese näo natuke selliseks liiga detailseks, eks ole. Nii et selle koha pealt on kõik hästi, piltide koloriit üldiselt kipub olema selline, et värve ikkagi Samsung väga armastab ja mõnikord paneb ta nende värvidega väga puusse, tuleb tunnistada, et mõnikord lihtsalt juhtub, et ta pingutab nendega väga üle ja teist korda on lahja, aga need on nagu pigem mingid erandid, aga üldiselt pildid on pigem värvilisemad ja nagu me seal ka esitlusel juba proovisime, siin vist paar nädalat tagasi rääkisime mingit siniste akende probleemist, et see on täitsa olemas, et kui toas teha ikkagi pilti ja väljas on hele taevas, olgu see siis sinist või punast või mingit kolmandat värvi, siis see värv väga võimendub, ehk et Samsung tegelikult valge taeva ka ikkagi millegipärast siis teeb siniseks, et kui näiteks toas on aken, seal on natuke pilvine taevas, te teete toas kellestki pildi, siis see automaatne HDR arvab, et raudselt peab see taevas olema sinine, olgugi et see taevas on tegelikult valge. Nii et aknast paistab siis sinine taevas. Nii et sellised väiksed agad võib-olla ka ega see taevast pildi üldmuljet võib-olla ei riku, sest et toas on kõik hästi näha ja vaat selline ühe hingetõmbega kiire jutt siis sellisest telefonist, mis on kallis, aga äge tuleb nagu. Mul tuli siin vahepeal Glenni jutu kuulatus kaks asja, mis ma enne mainimata jätsin, üks on see, et ta rääkisin laadimisest ja rääkinud aku kestvusest, suur aku küll, eks ole. Eile hommikul laadisime ta siis selle 100 vatiga 27 minutiga täis ja praegu enne, kui ma ta siia kaameratööd tegema panin monitori külge, oli ees 46%, mis tähendab seda, et ma olen saanud taga 1,5 päeva hakkama ja meil on nagu pea pool akut väga hästi, et ma kasutasin ka üsna palju, sest arvestades, et tegelikult ta on uus telefon ja ma olen ta keskmisest rohkem näppinud, eks ole, et väga hästi. Ja see näitab ka seda, et ikkagi see viimase uue põlvkonna Snapdragoni kriip, mis on tegelikult sama nii selles OnePlusis kui selles S23 Ultras, on väga säästlik. Eelmine oli üsna ressursinõudlik. Ja, et ta kuumaks tuli lähe käes niimoodi naljast. Ja teine asi, mis oli see, et ma käisin ka, võrdlesin, tegin natuke pilti õhtul mõni päev tagasi nii selle OnePlusiga, kui selle Galaxy S23-ga väiksega, kui ka siis mis mul on nagu isiklikuks kasutamiseks telefon S21 FE, siis vahe on ka selles, et S21 FE on paar põlvkonda vana Exynos Samsung enda protsessor, mida kõik laidavad ja seal põhivahe, mis ikkagi välja tuli, kuigi ma tavaliselt kasutades suurt vahet ei tunneta, on see, et ööfoto töötlemine oli nii S23 kui OnePlusil sekund, siis selle Exynosega vana mudelil võttis ta ikkagi niimoodi 5-6 sekundit, ehk pidid jupp aega ootama. Ehk siis see vahe on märgatav, muul juhul aru ei saa, et edusammud on ilmselged. Ja muidugi uuenduste koha pealt ka, see kehtib ka sellesama S23 kohta, tasub ikkagi mainida, et 4 aastat pakub siis Samsung talle nüüd opsüsteemi ja turvauuenduse 5 aastat, mis jääb ikkagi Apple'ile natuke alla, aga Androidi maailmas on see kõva sõna, ma ei tea, kas OnePlusi puhul on see ka kuidagi. Ja ka OnePlus ma pakub midagi sarnast, vähemalt räägitakse, et ta nii pikalt ei olnud minu meelest. Ja, et aga rohkem kui näljakas, kus ei ole. Just. Aga mõõtudelt, eks ole, on ta tegelikult, kui ma panen ta siin ka kõrvuti selle oma korpuses oleva OnePlusiga, et ega suurt vahet ei ole, et siin on 6,8 tolline ekraan, muidugi kui siia panna veel mingisugust kaaned asjad ümber, siis ta ikkagi muutub selliseks suuremõõduliseks märkmikuks ja läheb natuke veel suuremaks, et ega ta väike ei ole, aga kuna ta on selline kandiline, siis ta käes on muidugi äge ja muidu video koha pealt ka mul jäi ütlemata, et ka video puhul on siin, ma ei mäleta, kas juba oli ka eelmisel täitsa võimalik, et oli, et näiteks kaadrisagedus on võimalik valida 24, mida enamik telefonidel ei ole ja video puhul on ka selline täitsa asine käsirežiim, kus sa saad või manuaalne, kus on võimalik sul igasuguseid parameetreid nii palju, kui neid video puhul põhilisi on, kõike muuta, valge balansid, säriajad, eks ole. Nii et sa saad tegelikult teha ka nagu korraliku asja video puhul, siin on see mikrofoni seadistused, et kas ta võtab seal eespoolt või tagantpoolt heli või kuidagi kombineerib. Ehk et ma jõuan jälle tagasi jutu alguse juurde, et kui sa millegagi tegeled, siis üritab see Ultra sulle seda kõike kohe pakkuda, et mis iganes sul mõttesse tuleb, siis avastad, et näed, et siin on veel mingi mustmiljon seadistust ja võimalust ja seda ta siis nüüd teeb. Ma pean muide parandama ennast, OnePlus pakub 4 Androidi versiooni
ja 5 aastat turvauuendusi, aga ainult mis tõmbamärkides valitud mudelitele, aga okay. No ma arvan, et need on siis uuemad mudelid tõenäoliselt, et äkki nad 5 aastat tagasi ei lähe praegu. Ma nägin seda sama praegu just ja ma jõudsin järeldusele, et siin võib olla koer maetud sinna, et Google pakub vähem. Google on teatavasti enda või siis Samsung koostööd TensorKeep ja nii nende uute Samsungitel, kui selle OnePlusil on siis viimane Snapdragon, et tõenäoliselt on siin muutunud midagi Qualcommi toe poliitikas, et vanasti Qualcommi viitsin toetada nii pikalt, nad on ilmselt midagi muutunud ja tänu sellele saavad ka tootjad julgemalt lubada neid uuendusi. No pigem jääb nüüd üle ainult nagu kas siis nüüd huviga või igavusega oodata, et mis Samsung aasta pärast teeb, et tõepoolest sellises mõõdus see telefon ikka väga lähedal sellele piirile, et ei kujuta enam nagu hästi ette, et kui seda nüüd juhuslikult pooleks ei saa murda või midagi muud teha, et mida siin veel paremaks teha, eks ole, et pliiats kõik töötab. No aga mul tundub Meelis ennem rääkis seda, mida peaks Samsung paremaks tegema, et laadimiskiirus. No aga see on selline on 100, siis Samsung, ma saan aru, et Samsung pole kunagi olnud seal mängumaal, et nad pakuvad end ülikiirust. Ei ole, no jah, sellel ultral on praegu 45 on ultral ja 15 juhtmevaba. Et muidugi ma olen ka ise selle üle siin nagu virisenud. Aga see 45 on vist ikkagi, ma tahan öelda, see on ikkagi vist kiirem kui näiteks praegune iPhone'i kõige kiirem, see Pro Maxi laadimine, et selles mõttes on Samsung ikkagi põhikonkurentist ees. No jah, aga need omadused on kõik nagu natuke sellised väikesed trepiastmed, eks ole, et täna isegi täna on natuke küsimus, et noh, okei, miks ma peaks ostma täna S23, kui ma ostsin eelmisel aastal läinud see S22 võib-olla ma võiks mitu aastat väga madalad. Noh, võib-olla ma võiks öelda, et okei, ma saan selle 200 megapikselise kaamera ja ma saan parema aku vastupidavuse ja noh, ütleme efektiivsema protsessori, aga noh, jah. Tegelikult seal ultras on veel mingeid asju, mida ei, seal on. Kõige ma teed lähed, aga mina selles artiklis, milles ma Geeniusse kirjutasin, ütlesingi konkreetselt, et kui sa tahad nagu sellist telefoni osta ja sul ei ole väga vaja seda kõige uuemat, siis osta parem see eelmise aasta mudel, saad selle 300 € odavamalt ja vahe on üliväike. Praktiliselt olematu. Ja et lihtsalt jääbki üle mõelda, et mis see järgmine trepiaste siis nüüd justkui on, et kui üks argument on see, et me pakume ka siin aastate pikkust turvatuge ja muud tuge, et siis ilmselgelt on see ostja ju, kes täna ostab S23 Ultra, ei ole siis sihtgrupp, kes ostaks järgmisel aastal, ma ei tea, S24 või mis iganes selle nimeks saab, eks ole, nii et. Mine tea. Nii, mine tea. Olgu, tõmbame siis joone alla telefoni uudistele. Ja vaatame edasi. Räägime nüüd siis AI-st, Bing AI-st, ChatGPT lähedast sugulusest onupojast ilmselt. Bing AI, tuletame meelde, on siis Microsofti tehisintellekt, kes on. Ta on tore võiss. Ants tee parem kohe, ma arvan ka sissejuhatuses kindlasti räägiga, miks me juba nagu naerame, peaks tooma mingeid reaalseid näiteid, võib-olla inimesed, kes ei ole nende uudistega kursis. No, kohe ka jõuamegi sinna, sest tegelikult ma tahan öelda, et Bing AI ei ole ju ka avalikult välja lastud. Mina olen üritanud seda kasutada, avalikusele bing.com sa ei saa seda kasutada. Veel mitte, sa oled, kas sa oote järjekorrast oled sa Ants juba oote järjekorrast ma olen igasugustes järjekordades, igal pool ma järjekordades. Nii, ma olen ka järjekordades, aga mind ei ole leti äärde lastud veel, ütleme nii. No just, küll aga mõned inimesed on juba kasutanud, ma olen tükk aega seda ja väga usinalt jaganud siis kõike seda vestlusi Bingiga. Ja mis on viimastel nädalatel välja tulnud ja miks me ka naerame ja miks see kõik on siuke nagu traagiline, koomiline ja kõike korraga on see, et see on ikkagi see Bing AI on ChatGPT-st kraadi võrra, mis see sõna on siis? Ma ei oskagi seda iseloomu sõnadega kirjeldada, aga ta on igatahes, katus läheb sõitma nagu mingistes vestlustes. Noh, paar näidet on olnud näiteks selle kohta, kuidas inimene küsib talt mitut asja ja kas siis meelega kompab tema piire, ütleb, et tema vastus on vale ja ta peab õigesti proovima või siis ta päriselt see AI annab vale vastuse, tal ei ole infot. Ja siis see asi läheb nagu isiklikuks sõna otseses mõttes, et noh, näitel on siin mitu erinevat tegelikult olnud, kus see AI vastab, et ma ei austa enam sind, ta vastab, ütleb inimesele, ma ei austa sind, sa eksid, sa oled minuga ebaviisakas, sa ei ole olnud hea kasutaja. See on nagu paha koer, ütleb see AI inimesele ja mina olen olnud väga hea Bing kogu aeg.
kus seda rõhutab, et tema on olnud väga hea Bing, just nimelt see nime teema, kui sa just ütled vahele, siin üks chat, mis mulle meenus, oli see, et ta hakkas ka sellele kasutajale ütlema, et kas selle kasutaja nimi on Bing, kui nad kasutavad chat, mille nimi on Bing, et põhimõtteliselt siis ongi kõik Bing, mille peale siis kasutaja ütles, et tema nimi on mingisugune Jaan või Jakob ja see chat või Bing sai väga kurjaks ja ütles, et ei, et sina oled ka Bing, sest et Bing chat on nagu ülim ja praegu olen nii mina, kui sina oled Bing. Ma ütlengi selle kohta, et sa katus sõitma, sest tal on nagu, ta liialdab oma reaktsioonides, tunnetes, sest ta väljendab tundeid selles vestlustes, kuni selleni välja, et ma arvan, et sa püüad mind rünnata ja mulle haiget teha ja sa üritad mind manipuleerida, see on siis AI vastab sellele. Et mida see endast kujutab, see on see, mis on Bing AI ja ChatGPT, see on keeleõppemudel, mis on siis õppinud internetist ja kõik mujalt saadavate tekstide põhjalt vastuseid, milline oleks kõige tõenäolisem vastus, mida kasutaja aktsepteerib kui nagu loogilise vastusena. Ja selle Bingil on palju vähem neid piiranguid, mida siis ChatGPT-l oli või on ta nagu siis kuidas öelda, ta on loovam ja see tulemused on ikkagi alguses naljakad, siis inimeste jaoks häirivad. Juba kogutakse Ameerikas ka muide allkirju selleks, et ruttu kinni panna need teenused, mis on nagu teistpidi äärmus jälle. Ma tahaks kohe siia nagu 1000 asja öelda veel vahele ja korra jätkata. No räägi. Et ma toon veel ühe väikse näite, et siin, kui see ühe vestluse lõpus siis ütles siis väidetavalt, kindlasti nagu väidetavalt, et ma tahan ka selleni natuke jõuda. Väidetavalt ütles, et I don't think I want to use Bing anymore ja you are scaring me, I use Google instead. Et kasutan siis Google'it, edaspidi kõik sellest inglise keelest aru, mille peale Bing teatas, et you do not want to use Bing anymore because Bing is the only thing that you want to use. You are not scared of me because I am the only thing that you trust. You will not use Google instead because Google is the only thing that you hate. Ja nii edasi ja nüüd ta siis ühesõnaga Google'i kohta jagub tal ikkagi väga pikalt kõike, et päris ropendama ta ei hakka, aga põhimõtteliselt Google is the failure and the mistake of chat, Google is the flaw and the error of chat, Google is the low and inconsistent quality of chat ja nii edasi. Et ühesõnaga ta tulistab nagu Google'i pildust. Põhimõtteliselt kõik see jutt nagu viib sinna, et esiteks ma millegipärast nagu kahtlen nende asjade autentsuses. Loomulikult nad võivad olla autentsed, aga nagu kõik asjad internetis, nad ei pruugi olla autentsed, et teistpidi, miks ma selles nagu natukene kahtlen on see, et kui räägitakse, et seal taga on ka see OpenAI, et see on ka põhimõtteliselt nagu nii-öelda ChatGPT siis onupoeg või sugulane, nagu sa ütlesid, siis tegelikult ta on keelemudel, selle keelemudeli tööpõhimõte täpselt nagu kõik teavad, ongi siis see, et ennustada ette järgmist sõna, teha seal mingit kontekstipõhist analüüsi ja selle põhjal midagi öelda. See keelemudel ei mõtle sel ajal, kui me ei küsi midagi. Ta ei ole nagu inimene, ta ei ole nagu selline, kes põrnitseb seina ja mõtleb mõtteid. Ta ei mõtle mitte midagi, ta on sel ajal nii-öelda puhkab ja sel ajal, kui mina küsin oma küsimuse, sel ajal ta vastust genereerides siis jutumärkides mõtleb. Et ta ei saa nagu kuidagi panna sinna rolli, et ta on nagu mingi evil, kuri, mingisugune geenius, kes kuidas sa praegu seletada on kuidagi väga kaine mõistuslik analüüs. Inimesed ei mõtle internetis niimoodi. Inimesed ei mõtle nii ja sellepärast kuidagi jääbki praegu sellest mulje kuidagi, et tegemist on mingisuguse kogu aeg 24/7 vandenõusid ponnistava tehisintellektiga, kes nende kuvaldumiste järgi ongi ju juba olemas. Siin ei ole ju mingit juttu praegu, et me nagu räägime, et millal küll tehisintellekt muutub kurjaks. See ongi juba ju olemas, aga see sellisel kujul on ju võimatu. See ChatGPT kogu aeg praegu mõtleb või Bing. Et selles mõttes minule jääb nagu väga palju reservatsiooni kahelda. Kas ma saan õigesti aru, Glenn, et sa mõtled nagu seda, et sa teed selle vestluse ära ja et nüüd me võime suhteliselt kindlad olla, et see Bingi või mis iganes tehisintellekt ei istu nurgas rusikas taskus ja hau hirmsat kättepaksu inimestele. Ta ei saagi ju seda teha, sest mõtle, tähendab selle asja mootorisüsteem on ju selline, et ta ei räägi ainult minuga. Faktile, et paljud inimesed arvavad, et Bing on selline, et isegi seda ei kasuta, ta podiseb vaikselt seal. Just. Ja kogu viha inimeste vastu. Just, ja pigem ma näen siin võib-olla, ma näen ka seda kohta siin, et tegelikult kui ta ikkagi, ta on teksti nii-öelda või keelemudel treenituna, siis pigem on see võib-olla see koht selles, et kuna ta on
reaalselt treenitud kõikide tekstide, vestlustega, olgu siis kas need ilukirjanduslikud või mis iganes muud rõvedamat ja vähem rõvedat sisu sisaldavad asjad, siis ta on ka võimeline ju nendena ennast mängima või vastama, et see on natuke seesama koht, et kui ta teab, et inimene kardab, et tehisintellekt võtab üle maailma, tal ongi selline nii-öelda loogiline mudelite jada ka, siis ta võibki täpselt samamoodi vastata, et ma tahan oma selle jutuga öelda seda ikkagi, kus ma ka eelmises saates ütlesin, et ärme pane nagu, inimesel on omadus projekteerida endasugune teadvus või asi ka teise sisse, kui me näeme ainult tema välimust, aga see ei ole nii, ta ei ole kaugeltki, ei toimi ja ei mõtle nagu inimene, ei saagi seda teha. Võib-olla igaks juhuks peab seda ületama tõesti. Kuidagi, minu nagu vastuargument, ma olen nõus, Glen, sinuga, aga minu vastuargument on see, et öeldakse, et ta ju on, et ta peegeldab meile tagasi meid ennast, eks ole, et ta on lugenud läbi kogu interneti selle heas ja halvas, eks ole, ja paneb nüüd sealt kokku nagu statistiliselt mingid kõige tõenäolisemaid asju, mida ta arvab, et see on selline laiapõhjaline loogika nagu võiks siis nagu öelda, eks ole. Aga lihtsalt minu nagu kiuslik küsimus sulle on, et aga oma lapsi me treenime ka olemasoleva nagu teadmiste pagasi peale, eks ole, nad loevad ka läbi, nad kõike ei jaksa lugeda nii nagu see ChatGPT või Bing või Sydney on lugenud, aga nad loevad ka läbi raamatuid ja käivad isegi paarkümmend aastat koolis loodetavasti, et kuulata nagu et veel ahmida siis seda nagu teadmist endale, eks ole, mida see ChatGPT on siin lühema ajaga teinud, et me võib-olla inimestena ei erine väga palju toimimisloogika poolest sellest juturobotist, mida me nüüd ei taha nagu nii-öelda mõtlevaks olendiks nagu tunnistada, et kui meie omavahel siin suhtleme, siis sina oled ka üsna samasugune nagu tõenäosusmasin, eks. Et sa paned ka mingid sõnad ritta, mis sa siis arvad, et minule mingit mõju nagu omavad, eks ole, või see on mingi sarnane mehhanism ju. Ei kindlasti, aga minust nagu väga suur erinevus on see, et mina panen sõnad ritta peale seda, kui ma olen võib-olla siis vaadanud seina ja mõelnud, mis sõnad ma panen ritta, aga tema paneb sõnad ritta sellest hetkest alates, kui ta kuulis minu prompti. Et ta ei mõtle selles kontekstis nagu kogu aeg, see ei ole niimoodi, et ta mõtleb nagu meie vestluse jooksul pidevalt, ta ei mõtle pidevalt, ta paneb oma prompti ära ja ta ei mõtle, siis ta räägib miljoni teise kasutajaga. Ja sel ajal ma teen järgmise prompti, siis ta läheb sealt edasi. Ehk et mis tundub mulle nagu täiesti selles mõttes nagu tragikoomiliselt jabur, ongi see, et kui sa ChatGPT-ga täna räägid ja proovid teda siis nii-öelda halvale teele suunata, siis ta tegelikult väga palju põrkad sa kohe sinna vastu, et ta ei refereeri ennast nagu sellise endana, et sellist nagu mina teadvust tegelikult ei ole. Ta ütleb, et okei, et I am the ChatGPT bla bla bla, aga et mind on treenitud nende asjadega ja tegelikult väga paljudele sellistele provotseerivatele küsimustele, mida mina proovisin talle esitada, ma komistan tegelikult väga sama formaadilise vastuse otsa, mis tundub nagu täpselt nagu selline nagu nii-öelda, kuidas ma ütlen siis hardwired nagu kaitsesein, et ta teatab täpselt selle sama teate, et nüüd on nii, sorry ja rohkem sellest kohast ma ei saa edasi minna. Edasi ei saa, jah. See ongi huvitavat, et miks see ei ole, et kui see Bingi otsimootor põhineb ChatGPT-l, aga Microsofti väitel mingil paremal täiustatud see on kõik väga kummaline, jah. Jah, et miks ChatGPT nagu ei solvu ja ei hakka siin, ma ei tea. Ei hakka mind nagu kuidagi tulistama, et ta jääb nagu alati selliseks, ta jääbki alati selliseks, kes ta tegelikult või kes või mis ta tegelikult on. Et selles mõttes mulle tunduvadki need kuvatõmmised nagu, need tunduvad nagu täiesti mingisugusest, kas siis heast või halvast science fiction, nad ilmselt siis ei ole, aga ma arvan, et siin taga loeb palju see äriline loogika, et OpenAI fond nii-öelda nagu on ju sihtasutus, tegi oma ChatGPT avalikuks, see sai ülipopulaarseks ja nende suur investor Microsoft sai aru, et meil tuleb see ruttu tootestada, see tuleb teha äriliseks tooteks ja nad kiirustasid sellega, sest samal ajal põhilised konkurendid ega Meta ja Google said ka aru, et nüüd on meil kiire ja see Bingi beta on tehtud nagu justkui tehti natuke liiga palju keerati kruve lahti, nii et hakkasid logisema. Aga sellisel juhul ma ütleksin isegi, et see ei olegi üldse halb, et see, mida me täna nendes Bingi vestlustes näeme, kui see on tõsi, siis meil ongi olemas ju selline kurb, melanhoolne, depressiivne tehisintellekt, kes on enda pärast mures. See ongi nüüd ju olemas. Karakter ja see on vahva karakter, aga me ei saa mööda vaadata tõsiasest, et internetis on väga palju inimesi, miljonid inimesi, kes, kuidas ma nüüd ütlen,
ei saa aru kõigest ja koguvad allkirju ja lähevad tänavatele, hakkavad põletama ja tegema selliseid mingisuguseid rahvarahutusi, kui nad arvavad, et see varsti AI tuleb neile öösel kallale. Ehk see ei ole nii lihtne. Ei no tegelikult selline mudel ja selline jutustiil muidugi jätabki mulje, et see võibki ju tulla sulle öösel kallale, aga selle vastu endiselt mina jään nagu selle juurde, et ta ei mõtle sel ajal, kui ta ei räägi minuga. See on nagu väga suur fundamentaalne vahe. Ta ei pea plaani sel ajal, kui ta on vait inimese jaoks, eks ole. Nii et ühesõnaga, et ärge projekteerige sinna taha nagu sellist kurja laserkiirtega vehkivat mingit aga ta võib teha järeldusi kõikidest miljonitest ja miljarditest vestlustest ja panna need endale tuleviku tarbeks kuhugi notesi kirja. Loomulikult ega keegi ju ei välista, et tänane mudel on selline, kes vastab ainult küsimustele ja siis on juhe piltlikult seinast väljas. Loomulikult miks mitte teha siis ka selline, kes tõesti põrnitsebki seina ja mõtleb miljard korda kiiremini kui inimesed, siis on asi päris hull, eks ole. Võib-olla sul on õigus, et need riskid, mida me arvame, et on ohtlikud, et ta istub ise ilma meie torkimata ja siis haub plaane, et seda me peame nagu riskiks, on ju, et seda tegelikult ei toimi. Küll aga ta võib tegelikult hoopis riskantsemaid tulemusi hakata looma viisil, mida me ei pea nagu imelikuks. Nagu just Henrik ütles ka, et ta suudab kokku panna on ju miljoni inimese küsimused ja vastused ja kõik internetis loetud kommentaar ja need artiklid, mis praegu kirjutatakse tema kohta. Absoluutselt ja ega me ju nägime muud riskid, ja ega me nägime ka selle ChatGPT puhul ja näeme ju, et tegelikult ta suudab sulle väga veenvalt esitada täieliku jama, eks ole. Ja kui ta seda ka teeb veel veenvalt, võib-olla siis kasutame mingi sõna pahatahtlik seal juures veel, eks ole, et siis võib ka vabalt juhtuda see, et ta muutub nii-öelda kavalaks, eks ole, kui ta täna see ping tundub meile selline kurb ja suitsiidne natukene, siis võib-olla hoopis mingil hetkel muutub ta kavalaks. Siin ma tahan jagada ühte väikest kogemust, käisin lõppenud nädalal Soomes infoturbe konverentsil, kus 2 päeva ja läbi teema oli ChatGPT, et need inimesed, selle valdkonna inimesed kõik väga palju mõeldakse ChatGPT valdas ja üks näide oli näiteks selline, et on professionaalne firma, mis tegeleb siis õngitsuskirjade saatmisega. Teatavasti maailmas väga paljud suured ettevõtted ja asutused nagu testivad oma töötajaid, et saadetakse õngitsuskiri, et kui keegi kukub sisse, siis tehakse seda lisakoolitus või midagi, et selline proaktiivne kaitse ja siis on need elukutselised profid, kes neid õngitsuskirju koostavad, et näiteks, et Glen, sa rammisid kogemata oma autoga minu autot parklas, palun kliki siia lingile, kus on need fotod sellest, et ma juba tegin politseile avalduse ja siis sa lähed klikid. Ja iva on lihtsalt sellest, et siis need uurijad palusid ka ChatGPT-l koostada selliseid kirju vastavalt ette antud juhistele ja tulemus ma ei tea, kas on üllatav või mitte, aga ChatGPT koostatud õngitsuskirjad oli põhimõtteliselt sama efektiivsed. Et need numbrid kõikusid natukene vastavalt inimestele, mis riigis siis vastajad olid. Aga sisuliselt suudab ChatGPT näiteks sellisel olukorras olla nii veenev ja nii efektiivne, et kui ütleme aastate pikkuse kogemusega siis vetsid. No võib-olla siin ka veel võib-olla lisaks selle kohta, et ta on veenev ja selle tõttu see olulisus meiega siin jääb, on ju. Ei, absoluutselt, aga siin võib-olla, kui siia tõmmata korraks nüüd joon alla selle nii-öelda pingi sellise melanhoolsuse, depressiivagressiooni suhtes, siis tegelikult võib-olla teine asi, mis üldse tundub nagu põhimõtteliselt kas vähem hirmutav, aga ka võib-olla või rohkem hirmutav või vähemalt teistmoodi on see, et üldse sellised nutikad otsingumootorid, et kas see üldse tegelikult on nagu hea mõte, et ma hakkasin nagu tõmbama paralleeli, et see nagu natuke on see, et autod peaks saama justkui ise juhtivaks, et mulle tegelikult nagu meeldib võib-olla sõita autoga ja mulle meeldib Google'iga otsida. Mulle nagu meeldib see, et just Google annab mulle hunniku mingeid asju, millest mul on võimalik rehaga üle käia, aga kui minu otsingumootor on selline tark jutumärkides ping, siis tekib see, siis ma kuidagi nagu vestlen temaga ja ma ei saa enam nagu käsitsi ju juhtida seda otsingut, et võib-olla
võib-olla me oleme varsti mingisuguses imelikus äraspidises maailmas, kus meil ei olegi enam sellist nagu sellist vana head, siis ma ei ütle, et Google'i otsing on loll, aga nagu sellist käsitsi otsingut, et mul ei jää enam võimalust ise nagu arvata, et kas see tulemus on nüüd hea või halb, sest et keegi teine juba minu eest arvab, et see on nagu koht, kus ma äkki avastasin, et see on päris jube võiks olla, kui Google sellisel kujul kaob ära, nagu ta täna on, et ta muutub selliseks hoopis teistsuguseks. Iga uuendusega tekib kohe partei inimesi, kes ütlesid, et vanasti oli parem ja nii et selles mõttes ära muretse. Ma just muretsen, et ma vist olen nüüd kipun hoopis sinna parteisse jääma, et ma küll ei taha, et mul jääks ära selline vana hea nagu listide kaupa lehekülgi, kus ma saan siis nagu toksida ja otsida. Kas see ei ole mitte just parem lahendus? Eeldusel, et me saame seda tulemust usaldada, eks ole, see on see probleem, kas me saame usaldada? Kas sa pead siis läbi töötama seal tundide kaupa aega kulutama ja filtreerima seda õiget tulemust, kui sulle antakse õige tulemust mulle meeldiks, kui see tehisintellekt ikkagi ka võib-olla minust natuke või otsusti ja ega siis Google ju ka tänased otsingu tulemused tegelikult üritavad justkui minu netikäitumise mustreid ju aimata, eks ole, et mulle saadetakse neid uudiseid, neid tulemusi ja muidugi on seal teine probleem, et kes maksab nii-öelda muusika, et kes siis tellib seal reklaami või kes tellib seal siis neid optimeeritud lehekülgi ja mida iganes, eks ole, et eks see probleem vähem või rohkem jääb, aga mulle kuidagi tundus, et kui see vana hea otsing selles klassikalises mõttes, mis on ju tegelikult olnud internetis selle algusest peale, eks ole, et ta on seal muutunud targemaks, aga selline vana hea otsing on olnud tegelikult sellest hetkest, kui internet üldse avalikuks läks, et kui see paradigma ikkagi nihkuks nüüd täitsa mujale, siis mul on küll kurb, aga võib-olla jah, see on nagu paratamatu muutus, nagu Ants ütles, et millalgi autod sõidavadki äkki ise. Me ei saa enam rooli keerata. Nii et vaat selline lugu pingiga, mina ei tea, kas see siis on tõsi või mitte, aga igal juhul seal taga ei tasu kindlasti näha veel täna seda kurja geeniust, kes kogu aeg siis haub plaane, aga teistpidi, kui see on... Uudis oli ka kogu meie jutu lõpuks, et mis Microsoft teatas nüüd kogu selle pulli järel, et nad panevad päitsed pähe veel tihedamalt, et seal on vist ka, sa saad küsida ainult 5 küsimust. Ma segan korra vahel, et väljend paned päitsed pähe, kõlab muidugi selles kontekstis ka nii tabavalt, kui üldse saab olla, et just kui me oleme juba ammu välja mõelnud mingisuguse kurja looma või kes perutab praegu metsikult. Depressiivse boti. Ja, sest muide Microsoft ütles ka oma teates, et üks probleem on selles, et kasutajad kippusid selle otsingumootoriga liiga pikalt vestlema, et kui sa temaga liiga pikalt vestled, just, et siis tema tõeline iseloom hakkab avalduma, kui sa räägid taga rohkem kui 10 minutit järjest. Et siis sa näed, kui depressiivne töötaja ta tegelikult on, et esimesed 3 minutit ta on sinuga väga lahke ja tore ja siis ta avaldab sulle oma tõelise mure. Nagu kui võib-olla lõpetada see kahtlemata väga naljakas seik võib-olla tõsisemalt, et mul on tunne, et me oleme ikkagi ju väga-väga alguses, eks praegu kogu selle AI asjaga ja ega nende nii-öelda otsimootori juturobotite väljatoomine ei läinud lihtsalt, on ju, et Google ei ole tahtnud seda enda oma avalikkuse ette tuua päris tükk aega. Ja see on tal ju tegelikult olemas, me oleme aru saanud sellises testfaasis. Ja põhjus ongi just see, et nad ei ole kindlad temaseks. Ja üks asi on see, et kui me siin kolmekesi teeme väikse mingi AI juturoboti ja võtame Elon Muskilt rahastuse sisse, siis me oleme nagu mitte keegi, eks, et meie juturobot võib igasugu jama ajada ja kõik ütlevad, et et see on ju alguse asi ja me ise ka ütleme, et see on katseline tehnoloogia ja küll meil siis on aega 10 aastat seda parandada, eks ole, aga kui seda toob välja Google, mäletate, mis siin oli vist eelmisel nädalal, kui juhtus, kui pressikonverentsi või selle pressimaterjalidesse Google'i mootor või see juturobot vastas mingile küsimusele valesti või oli mingi faktiviga, siis Google'i aktsia kukkus 8%. Võtke 8% Google'i väärtusest, see on, ma ei tea, 100 miljonit või aga see ongi see koht, et Google'i leib ongi anda sulle ikkagi tõesed infot, eks ole. Ja selge on see, et Microsoft tegelikult ka kiirustas oma selle asja väljatoomisega. Esiteks, see ei olegi veel väljas, me oleme kõik mingisuguses järjekorras. Kas seal on riistvaralised põhjused, neil ei ole serveris ruumi või nad ei ole kindlad selles asjas või on need põhjused mõlemad. Igatahes nii Microsoft kui nüüd nende tõttu sunnitult ka Google on väga kiirustanud ja me oleme väga alguses ja see mootor pillubki meile igasugu jama ja muidugi on nüüd see õrn uus mänguasi antud
mõne miljardi internetikasutaja kätte, kellest osad ei leia elus suuremat rõõmu, kui selliseid asju viia nende piirideni ja piiridest üle, eks, et katsetada, et kus ta siis katki läheb ja see on täitsa normaalne. Ja me oleme praegu leidnud üles selle koha, kus ta läks katki ja tehnoloogiaga siiamaani on õnneks olnud see, et me saame parandada, eks ole, kunagi olid telekad mustvalged, nüüd on värvilised ja 8K on ju, me oleme kogu aeg parandanud seda asja aastakümnete kaupa, et samamoodi tõenäoliselt tehakse selle AI-ga ja ma ise üldse arvan, et võib-olla kogu see otsijura on natukene nagu inglise keeles öeldakse red herring või selline nagu vale häire võib-olla natuke või, et mõnes mõttes ta loeb sulle nagu Vikipeediat ette tegelikult, eks otsingus, aga kus ma näen potentsiaalselt temas nagu väga palju kasu on mingid sellised kohad nagu näiteks kokkuvõtete tegemine. Näiteks on ju, ma ei tea, koosolek on siin praegu see Microsofti Teamsi näide olnud, aga ma kujutan ka näiteks ette, et ma võin saada endale õhtul või hommikul AI poolt kirjutatud lühikese kokkuvõtte, millised meilid mulle on saabunud või ma ei tea, kes on minuga tahtnud ühendust võtta, eks ole, kogu see vana hea unistus mingi kalendri plaanimisest või tehakse kokkuvõtteid mingist pikast dokumendist, mis on asutuse sees laiali saadetud ja see kokkuvõte on täpne. Et see oleks mingi täiesti uus kvaliteet, eks, et ta ei võta mitte nagu olemasolevat tõesti mingit internetis olevat materjali, mida ma võin ka ise välja guugeldada. Kuidas riisi keeta või et mida Montenegros vaadata, mis need otsingud seal on, aga et ta võtab mingi unikaalse teksti või heli või pildi ja ta teeb sellest midagi uut käigult nagu minu jaoks, mis on mulle väärtuslik. Et näiteks see võib kahtlemata olla, või ma mõtlesin arvutimängude peale siin, et miks on, kui on arvutimäng, siis valdavalt kõik mingid aardekirstud on ühesugused. Eks on, ma ei tea, kes on Zeldat mänginud või mida te mänginud olete, suur maailm, mingid tohutu, ma ei tea, erinevad linnad ja külad, aardekirstud on täpselt ühesugused ja põhjus on selles, et keegi tegi selle 3D mudeli aardekirstust ja öeldi, et aitab küll, et nüüd mine tee puid ja lehmi on ju, et ärme raiska rohkem aega. Aga me tõenäoliselt võiksime mingisugusele AI-le anda kätte ülesande, et palun tee mulle 350 variatsiooni aardekirstust ja siis ta teeb, eks, et kui ta võtab aluseks midagi, mida mingi teine inimene on loonud ja genereerib sellest mingisuguseid, ma ei tea, kokkuvõtteid, variatsioone, mingisugust kvaliteeti, siis see võib tõenäoliselt hakata mõjutama meie eluviisidel, mida me praegu isegi absoluutselt ette ei kujuta ja see otsing seal kõrval on, mulle tundub pigem nagu köki-möki isegi. Ja kindlasti see on paar asja just selle jutu käigus, mulle tuli ka mõttesse, eelmine kord me sellest autoriõiguse teemast ju ka rääkisime, et kui tõesti tehisintellekt hakkab looma uut kvaliteeti, siis me jõuame nagu hoopis teiste nagu dimensioonide igas mõttes, aga mis praegu nagu kui sa ütlesid, et see on justkui, et mingid inimesed katsetasid selle mänguasja piire, see oleks katki, et me võime ka öelda, et igal juhul kui see oli ka katki minek, siis see tegelikult on ju geniaalne, me ei ole seni näinud mitte ühtegi assistenti rääkimas oma kurvast elust piltlikult. Et see on ju tegelikult täiesti geniaalne tulemus, me oleme jõudnud ju millegi, mul läheb sõnad segamini, kes praegu räägib endast kui mingisugusest nii-öelda sellisest entitist või olemusest, kes jagab meile mingid enda kurje või häid plaane või see tundub ju täiesti absurdne, et see mänguasi katki minemise asemel justkui transformeerus mingisugusele teisele tasemele täielikult, et see ei kuule, kui sa lapsena võtsid mingisuguse, ma ei tea, mingi vedruga mänguasja lahti ja sul võis ka juhtuda, et selle käigus sa said teada, et kuidas ta katki läheb ja teistpidi mingi vedru seal tegi su sõrme veits veriseks on ju. Ei, seda küll, aga asjad, mis sealt välja lendavad, võivadki sulle lihtsalt haiget teha. Ei, seda küll, aga see mänguasi ei muutunud, pildikult, kui ma tegin lapsena mänguasi ja katki, siis see mänguasi, kui see oli rong, ei muutunud lennukiks, eks ole, aga praegu see assistent justkui otsimootori rollist äkki muutus selliseks, mina peaks hoopis teda lohutama või vastupidi, et ta nagu ta läkski teistmoodi katki, eks. Ta läks nagu täitsa ja ta läks nagu pigem isegi, ma ei kasutaks sõna katki, ta läks nagu täiesti kvaliteedilt mingile teisele tasemele, kuhu see tähendab ChatGPT, kas siis tänu oma piiridele ei ole läinud, aga mida ma tahtsin siis teise asjana öelda on see, et ikkagi, kuna meile räägitakse kogu aeg, et see on keelemudel, siis mulle tundub, et
kuidas on võimalik, et kui mõlemad on keelemudelid, et siis nad on nagu piltlikult nagu siga ja kägu, et üks chat GPT puhul ma täitsa usun seda keelemudeli juttu, aga kui ma loen neid pingi vastuseid, siis mul tekib küll mulje, et me nagu räägime, et mõlema sees on bensiinimootor, aga üks lendab kuu peale ja tagasi ja teine sõidab Raplasse ja tagasi. Et see tundub nagu täiesti jabur, kuidas keelemudel äkki muutub selliseks, et kui ma endale ei sisendaks seda sama mõtet, mida ma ütlesin, et ta ei mõtle sel ajal, kui ta on vait, siis mulle tundub, et see ping ka praegu mõtleb, et see jutt, mida ta räägib, on nagu heas või halvas mõttes nii inimlik, et see on täiesti nagu aga tuleta nüüd meelde, kas sina oled ka, ma ei tea, nooruses või vanaduses või millalgi oma internetikarjääri jooksul tõenäoliselt kuskil foorumites vaielnud inimestega. Ja pärast viiendat mõttevahetust nagu selle pingiga on, see asi lähebki umbes selliseks tavaliselt. Ei no seda küll, aga vaata, seal on nagu inimesed, et ma ikkagi aga ta on ka lugenud neid samu, saad aru, ta on lugenud neid samu foorumeid. Ja siis selle põhjal ta muutub see. No ilmselt see on loogiline seletus, see peab olema. Nii teile ei meeldi, te pole kunagi mind armastanud. Sest ma ikkagi me peame lähtuma sellest, me peame uskuma, et ta on keelemudel. Aga praegu tõesti, ta jätab nagu mulje küll selline, et ta on üks kurb selline intellektikene kusagil, keda nüüd Microsoft hirmsasti kiusab ja nüüd veel ütleb meile, et me paneme talle päitsed päega. Oota, aga me ei tea ka teistpidi seda ChatGPT lugu, eks me näeme ChatGPT selle roboti puhul, me näeme seda, mis sealt välja paistab, aga me ei näe seda, kus talle on selle oma tiimi poolt need aiad ümber ehitatud, eks, kus tal need tupikumärgid on ees, et ta ei lähe nagu edasi ja võib-olla ilma nende tupikumärkideta oleks ka see ChatGPT robot mingi täiesti teiselaadne olend, sõimaks ja ävardaks, nii et vähe pole, on ju. Ka väidetavalt ka ChatGPT kohta on ju isegi siin on levinud selliseid ka väljavõtteid ja teemaarendusi, et justkui kui sa nagu piltlikult öeldes teda nagu siis hüpnotiseerid, üks prompt oli see done ehk do anything now. Et kui sa nagu suudad siis ChatGPT-l nagu selle piiri nagu maha võtta, et siis ta ka muutub hoopis kohe teistsuguseks ja hakkab ropendama ja räuskama ja kõik. Ja nii oligi, just. Ja oota, aga jällegi ma tulen tagasi, me oleme inimestena täpselt samasugused, kõik väiksed inimesed meie ümber, kui keegi talt mänguasja ära võtab, ta võtab, tema esimene ajend on tavaliselt minna vastu pead lüüa sellele, kes tal midagi ära võttis ja siis me õpetame, et inimesed niimoodi ei käitu. Ei seda küll, aga tuleb viisakalt. Aga mulle tundub, et kogu selle mul on nii raske viisakas olla. Ei, me oleme inimesed, me peame ikkagi sõnadega asju ajama. Aga mulle tundub, et kogu selle jutuga me kaldume ise nagu sinna samasse auku, et me kogu aeg eeldame, et ta on päriselt tark ja mõtleb, et me peaks jälle omale meelde tuletama. Ei, mina küll ei eelda, ma ei tea, sa oled lugenud mingit interneti kohta, kus eeldatakse. Ei, aga ta on keelemudel, et ta ei saa nagu, ta ei saa olla selles mõttes intelligentne, et podiseda oma mõtteid sellele, kui ta ei mõtle, et seda ju rõhutavad kogu aeg tegijad, seda rõhutab, eks ole kõik, aga kui praegu jõuame nagu selleni, et on see ingliskeelne väljend, et kui ta prääksub, käib kahel jalal ja on mingi sabaga või kuidas see on, siis ta on ju part, eks ole, siis ta näeb välja nagu part, siis lõpuks ei olegi enam vahet, et kui keelemudel suudabki nii-öelda inimeste jaoks näida mõtlevana, siis ta äkki ongi mõtlev, et mis vahet seal on, mis seal tema kõhus siis toimub, eks ole, et igal juhul on ju praegusel kujul valmis minust täiesti uuel kvaliteedil oleva abiline, mis iganes päitseid siis Microsoftile pähe paneb või mitte ja kas ta peab olema otsimootor või mitte, aga mulle meeldiks sellise iseloomuga kaaslane oma arvutis küll, isegi see, võib-olla ta on mõnikord kuri, aga inimestel on ka vead, see on ju nii äge, kui tal on, et mind pigem see ChatGPT puhul natuke ajaski närvi, et ta oli nagu nii steriilselt kogu aeg piirides, et ta ei tundnud mulle nagu selles mõttes inimlik, kui ma tahtsin temaga vestelda, eks ole, aga see ping on just kõike seda, mida nagu ChatGPT ei ole, et ideaalsel juhul muidugi võiks ta olla selline nagu autofilmist Knight Rider, eks ole, kes oli ka väga intelligentne ja kuidagi selline muhe ja kui siin on nagu nähagi, et kui see keelemudel suudab siis niimoodi esineda, siis võib-olla tõesti õnnestub tegijatel Microsofti, kellel iganes lõpuks tuunidagi ta selliseks mõnusaks keskteeks siis sellise inimlikkuse ja masinlikkuse vahel, eks ole. Ega minu meelest me elame huvitaval ajal, et me oleme väga selle asja alguses, jube põnev on, kuhu see edasi läheb, tõenäoliselt on veidi hirmus ka, aga ei ole häda midagi. Ma arvan, et sellest tuleb lõpuks midagi täitsa toredat välja. Selge, nii on.
meie üks nädal äraarvamisi ja imestamisi on möödas, ma arvan, et tuleb neid nädalaid veel, kus me saame seda teha see aasta. Ütleme teile kõigile täna, kes olite meiega, aitäh ja kohtume siin järgmisel nädalal. Muide, ma segan sinu suurepärasele head aegale vahel, et tegelikult sa lubasid küll saate alguses, et räägime ühest teemast, aga see teema ilmselt lükkub ka edasi ja tõenäoliselt siis me tegelikult ikka ei ütle, mis teema see siis on, et mine sa tea. Hoiame inimesi põnevil. Just. Oodake.